Kuna konflikt Hezbollahga veel kestab, tehakse koordineeritud jõupingutusi, et viia tagasi Liibanoni juutide hauad, mis asuvad Beirutis ja Sidoonis. Eriti nende hauad, kelle sugulased elavad Iisraelis. Liibanoni meediateatel on Iisrael palunud säilmete üleviimist osana Iisraeli ja Liibanoni vaheliste alalise kokkuleppe läbirääkimistest. Meiega liitub nüüd Bostonist Frank Salame, Lähis-Ida uuringute professor Boston College'ist, et sellest rohkem rääkida. Tere, aitäh, et olete siin. Aitäh kutse eest, hindan seda. Kuna te olete selle ala asjatundja ja olete kirjutanud raamatuid Liibanoni juutide ajaloost, siis rääkige meile rohkem. Ma mõtlen, me teame, et Süürias on taas huvi tõusnud, aga Liibanoni juudi kogukond on olnud sajandite jooksul väga tugev. Jah, ma mõtlen, see on väga vana kogukond ja seda ei ütle mina, seda ütlevad kogukonna liikmed ise ning nende enda märkmed, kirjutised ja kogukonna arhiiv. Nad viivad oma päritolu tagasi piibli aegadesse. Eks piiblis kirjeldatud sündmused toimusid Liibanonis sama palju kui Iisraelis. Nii et need ei ole nomaadlikud kogukonnad, need ei ole ajutised kogukonnad ega ka mitte võõrad, kes tulid kusagilt mujalt. See kogu idee, kui soovite nii-öelda tagasitoomisest jutumärkides, Liibanoni juutide säilmete puhul. Kui see tõesti on osa läbirääkimistest, häirib see mind väga. Sest see aitab omal moel kaasa juudi ajaloo kustutamisele kaasaegsest Liibanoni ajaloost. Nii et mitte ainult juudid justkui pagendati Liibanonist. See lõppes 1990. aastate alguseks. Aga nüüd on siin, ma kasutan siin tugevat sõna. On olemas katse, kui need läbirääkimised tegelikult toimuvad. Ja ma olen selles osas kahe vahelest. Ma ei tea, kas Liibanoni valitsus saab üldse pidada läbirääkimisi Liibanoni juutide jäänuste üle. See lõpetab Joodin Tšai ringi, kui soovite, justkui Liibanoni puhastamise. Juudi ajaloo elavad on lahkunud, aga me justkui aitame Hezbollahil kustutada, et suunata säilmed ära viia, eemaldada täpselt kustutada kõik jäljed ja sümbolid sellest, mis mind liiga palju huvitab. See on väga huvitav vaatenurk ja ma ei olnud sellele varem mõelnud ja ma lihtsalt mõtlen, et esimene asi see pole juudi seaduse järgi tavapärane surnuid välja kaevata. Ma mõtlen, me saame aru, et inkvisitsiooni ajal püüdsid kõik oma perekondi matta Ülimäele. Aga nende vaatenurgast, kes väidetavalt tahavad, et see juhtuks, kas see võiks nendele siin Iisraelis elavatele sugulastele pakkuda mingitki lõpetatust või täisringi tunnet? Jah, täiesti. Ma mõistan selle emotsionaalset poolt täielikult, aga ajalooline pool, minus olev ajaloo õpilane, on sellest üsna häiritud, sest Liibanonis on endiselt juute. Loomulikult meil ei ole rabi. Nii et see sündide, abielude ja matuste protsess, juudi elu tähistamine on ilma rabita võimatu. Tavaliselt kuni 1990-ndateni toodi Liibanoni rabi Türgist, et viia läbi viimased talitused ja nii edasi. Aga rabi puudumine ilmselgetel põhjustel. Hezbollah varjatud antisemitism, kui nii võib öelda, teeb selle võimatuks. Nii et kogukond hääbub aeglaselt. See teeb mulle väga palju mure. See on loogiline ja minu küsimus on ka, ma mõtlen, me oleme teinud lugusid sellest, kuidas pärast Assaadi režiimi kukkumist Süürias tahavad Süüria juudid tagasi minna, et oma vara tagasi saada ja elu taas elustada. Tõsi, Süürias oli üks suurimaid juudi kogukondi, palju suurem riik, aga kas selleks on mingit tõmmet, kui me kunagi selle konflikti teisele poole jõuame, kas siis võiks midagi sellist juhtuda? Absoluutselt. Ma arvan, et Liibanoni juudid, need, kes on lahkunud või suimitud lahkuma, peaksid saama tagasi tulla.
Teate, mul on selles osas tõsiseid kahtlusi tagasi Liibanoni minemise suhtes, et seal oma kohalolekut taastada. Nad läheksid tagasi samamoodi nagu mina, Liibanoni kristlane, läheksin tagasi alati, kui saan, lihtsalt külastuseks. Ma ei usu, et teate, ühiskond on liikunud nii kaugele sellest, milline oli Liibanoni idee 1940-ndatel. Ja, Lähis-Ida nagu see Pariis. Maiana konföderatsioon. Mitte ainult see, vaid tead see mõte, et mitu kogukonda suudavad harmoonias kõrvuti elada, on ammu kadunud. Ja kuna selline mitmekesine, multietniline, pluralistlik Liibanon oli mingis mõttes Liibanoni kristlaste poolt kujundatud ja Liibanoni kristlased ei eksisteeri täna enam poliitilise mõjuga kogukonnana. Nii et Liibanon on selles mõttes liikunud pimedamale poolele. Hästi, väga huvitav. Suur tänu, Frank Salame, Boston College'i professor. Aitäh!